Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, liigub teie keha läbi ruumi kiirusega, mis on füüsikaliselt võimatu ületada. Iga aatom teie kehas, iga molekul, iga rakk järgib universumi kõige pühamat seadust. Mitte miski ei saa liikuda kiiremini kui 300 000 kilomeetrit sekundis. Albert Einstein tõestas seda 1905 aastat tagasi. Iga eksperiment alates sellest hetkest on seda kinnitanud. Iga galaktika, mida me vaatleme, iga osakese kokkupõrge, mida me mõõdame, iga kvantvälja, mida me uurime, kõik järgib seda reeglit. Kuid 26. aastal Huntsvillis Alabama ülikooli laboris teadlased just lõid midagi, mis murdis selle reegli. Mitte teoreetiliselt, mitte arvutuslikult, vaid füüsiliselt, mõõdetavalt, dokumenteeritult. Dr. Harold White seisis laboris, vaadates ekraani, kus interferomeetri andmed näitasid midagi, mida ei pidanuks olema võimalik näha. Ruumiaeg ise, see 4-dimensionaalne kangas, millel kõik eksisteerib, oli painutatud. Mitte gravitatsiooni poolt, mitte musta augu poolt, vaid inimeste loodud seadme poolt, mis mahtus laborilaua peale. Kõrvalruumis NASA Advanced Propulsion Laboratory meeskond kontrollis andmeid 3. korda. Mõõtmised olid korrektsed. Ruumi geomeetria oli muutunud täpselt nii, nagu Mehhiko füüsik Miguel Alcubierre oli ennustanud 34 aastat varem. Esimest korda inimkonna ajaloos oli loodud kunstlik varptõuge. Mikroskoopiline, lühiajaline, kuid reaalne. Mõelge sellele hetk. Alates hetkest, kui inimesed hakkasid taevast vaatama, oleme teadnud, et tähed on kättesaamatud. Lähim täht, Proxima Centauri, asub 4,24 valgusaasta kaugusel. Kiirusega, mis on 1% valguskiirusest, kiirus, mida ükski meie praegune tehnoloogia ei suuda saavutada, võtaks reis sinna 4024 aastat. Inimtsivilisatsioon on vanem kui 5000 aastat. Kogu kirjalik ajalugu mahuks sellesse reisi 2 korda. Galaktika teine pool 100 000 aastat. Lähim galaktika 2 miljonit aastat. Universumi mõõtkava muudab kosmosereisid mitte ainult raskeks, vaid absurdseks. Ja ometi Einstein ei öelnud kunagi, et me ei saa liikuda kiiremini kui valgus. Ta ütles midagi palju täpsemat, midagi palju huvitavamat. Ta ütles, et mitte miski ei saa liikuda läbi ruumi kiiremini kui valgus. Läbi ruumi. Need 2 sõna muudavad kõike. Sest mis juhtub, kui te ei liigu läbi ruumi? Mis juhtub, kui ruum ise liigub? 1994. aastal Miguel Alcubierre Juarez, noor füüsik Mehhikost, kes töötas Cardiffi ülikoolis Walesis, avaldas artikli, mis muutis kosmosereisi kontseptsiooni igaveseks. Artikkel kandis lihtsat pealkirja Quote 0. Alcubierre ei püüdnud murda Einsteini seadusi, ta kasutas neid. Ta näitas, et Einsteini võrrandid, samad võrrandid, mis keelavad kiiremini kui valgus liikumise, lubavad midagi palju veidramat. Nad lubavad ruumi enese liikumist. Nad lubavad ruumi kokkutõmbumist laeva ees ja laienemist laeva taga. Laev ise ei liigu, ruum liigub. Ja ruumil ei ole kiiruspiirangut. Kujutage ette vaipa põrandal. Te seisate vaiba ühes otsas. Teie eesmärk on jõuda teise otsa. Tavaline lähenemine. Te kõnnite. Teie kiirus on piiratud. Teie jalad saavad liikuda ainult nii kiiresti. Kuid nüüd kujutage ette, et te ei kõnni. Selle asemel haarate vaiba oma ees, tõmbate seda enda poole, lükates samal ajal vaipa enda taga eemale. Te ei liigu vaiba suhtes. Vaip liigub teie all. Välisvaatleja jaoks liikusite te vaiba ühest otsast teise, kuid teie ise ei astunud ühtegi sammu. Alcubierre mõistis, et sama põhimõte kehtib ruumiajale.
loo laev, mis kokku tõmbab ruumi enda ees ja laiendab seda enda taga. Laev jääb oma kohalikus ruumis paigale, ta ei liigu üldse, kuid ruum ise liigub. Ja kuna ruum võib liikuda suvalise kiirusega, võib laev jõuda sihtkohta kiiremini, kui valgus jõuaks sinna tavalisel teel. See ei ole ulme, see on range matemaatika. Alcubierre võrrandid on täiesti kooskõlas üldrelatiivsusteooriaga. NASA teadlased kontrollisid neid. Füüsikud üle maailma analüüsisid neid. Matemaatika toimib. Probleem ei ole teooria. Probleem on energia. Alcubierre algsed arvutused näitasid, et varpmull, see ruumiaja mullitaoline moonutus, mis ümbritseks laeva, vajaks energiat, mis võrdub terve planeedi massiga, konverteerituna puhtaks energiaks. Mitte lihtsalt suur energiakogus, vaid absurdne, galaktika taseme energiakogus. Jupiteri mass, konverteerituna energiaks Einsteini kuulsa võrrandi järgi. 1999 aastal füüsik Chris Van den Broek näitas, et geomeetria optimeerimisega saab seda vähendada, kuid isegi optimeeritud versioon vajaks päikese massi võrdset energiat. Endiselt võimatu, endiselt absurdne. Kuid siis, 1999 aastal, Harold White NASAst hakkas uurima midagi erinevat. Mitte kuidas ehitada täismõõdus varplaeva, vaid kuidas luua mikroskoopiline varpmull. Mitte reisimiseks, vaid tõestamiseks. White mõistis, et kui sa muudad varpmull geomeetria, muudad selle õhukeseks topeltkihiliseks struktuuriks, mitte paksukeseks mulliks, väheneb energiavajadus drastiliselt. Mitte planeet, mitte täht, vaid midagi, mis võib olla ühel päeval oleks saavutatav. 20 aastal White ja tema meeskond NASA Johnson Space Centeris ehitasid seadme nimega White Judi Warp Field interferoometer. See oli modifitseeritud Michelson-Morley interferomeeter, sama tüüpi seade, mida kasutati 1908 aastal tõestamaks, et eetrit ei eksisteeri. Kuid White kasutas seda vastupidiseks eesmärgiks, tuvastamaks ruumiaja moonutusi. Seade saatis laserkiire läbi 2 erineva tee. Kui ruum on tasane, jõuavad kiired sihtkohta samal ajal. Kui ruum on moonutatud, jõuavad nad erinevatel aegadel. Interferentsimuster näitab erinevust. Esimesed testid olid ebaõnnestunud. Seade oli liiga tundlik. Iga vibratsioon, iga temperatuuri muutus, iga elektromagnetiline häire lõi valepositiivseid tulemusi. Meeskond veetis aastaid kalibreerides, isoleerides, täiustades. 2015. aastal projekt peaaegu suleti. Rahastamine kuivas. Kriitikud väitsid, et see oli ressursside raiskamine. Kuid White jätkas. Ta teadis, et matemaatika toimib. Ta teadis, et kui nad saaksid luua isegi kõige väiksema mõõdetava moonutuse, tõestaks see, et Alcubierre drive ei ole ainult teooria. 23. aastal Alabama ülikool liitus projektiga. Dr. Vera Morozova, astrofüüsik, kes oli spetsialiseerunud gravitatsioonilainete detekteerimisele, tõi kaasa uue lähenemise. Gravitatsioonilainete detektorid, nagu LIGO, suudavad mõõta ruumiaja moonutusi, mis on väiksemad kui prootoni läbimõõt. Morozova mõistis, et sama tehnoloogiat saaks kasutada varpmullide tuvastamiseks. Meeskond ehitas uue seadme, kombineerides White'i interferomeetri LIGO stiilis isolatsioonisüsteemidega. Nad paigaldasid selle maa-alustesse tunnelitesse Huntsvillis, kus seismilised vibratsioonid olid minimaalsed. 2024. aastal nad olid valmis esimeseks tõeliseks testiks. Seade sisaldas spetsiaalset kondensaatorite süsteemi, mitte energia loomiseks, vaid energiageomeetria kujundamiseks. Alcubierre teooria ennustab, et varpmull vajab eksootilise materjaliga täidetud piirkonda, materjali, millel on negatiivne energiatihedus.
Sellist materjali ei eksisteeri looduses. Kuid kvantfüüsika näitab, et Casimiri efekt, jõud kahe lähedal asuva metalliplaadi vahel vaakumis, loob piirkonna, kus energiatihedus on madalam kui tühi ruum. See ei ole täpselt negatiivne energia, kuid see on lähim asi, mis meil on. White'i meeskond ehitas nanomeetri täpsusega kondensaatorite massiivi. Kui nad aktiveerisid seadme, tekkis Casimiri efekt plaatide vahel. Interferomeeter mõõtis valguskiire käitumist selles piirkonnas. Esimesed tulemused olid ebaselged. Signaal oli seal, kuid see oli nii väike, et see võis olla müra. Meeskond kordas eksperimenti, siis uuesti, siis 100 korda. Iga kord sama muster. Valguskiir käitus nii, nagu ruum oleks kõverdatud. Mitte palju, ainult murdosa nanomeetrist, kuid mõõdetavalt, korratavalt, reaalselt. 2026. aastal, jaanuaris, meeskond avaldas oma tulemused. Artikkel kandis pealkirja Experimental Detection of Microscopic Spacetime Curvature Consistent with Alcubierre Metric. Füüsika kogukonnas algas torm. Mõned teadlased olid skeptilised. Nad nõudsid sõltumatut kinnitust. Teised olid vaimustuses. Nad nägid seda kui esimest sammu tõelise varptõuke poole. Kuid keegi ei saanud eitada põhifakti. Esimest korda oli inimkond loonud mõõdetava ruumiaja moonutuse, mis vastas Alcubierre geomeetriale. Mõelge, mis see tähendab. Mitte praktilistest rakendustest, need on veel aastakümnete kaugusel, vaid põhimõttelisest läbimurdest. 100 aastat tagasi uskusime, et aatomit ei saa lõhustada. 50 aastat hiljem ehitasime tuumareaktoreid. 70 aastat tagasi uskusime, et kosmos on kättesaamatu. 12 aastat hiljem astusime kuule. 30 aastat tagasi oli Alcubierre drive puhas matemaatiline spekulatsioon. Täna oleme loonud selle esimese, mikroskoopilise versiooni laboris. Kuid siin on asi, mida enamik inimesi ei mõista Alcubierre mootori kohta. See ei ole lihtsalt kiire viis reisida. See on fundamentaalselt erinev viis eksisteerida ruumis. Kui te liigute läbi ruumi tavalisel viisil, isegi valguskiirusel, kogete te aega. Teie kell tikib, teie keha vananeb. Kui te reisiksite Proxima Centaurile valguskiirusel, võtaks see teie jaoks 4,24 aastat. Maa jaoks võtaks see sama kaua. Kuid Alcubierre mullis te ei liigu. Ruum liigub. Teie kohalik aeg jääb normaalseks. Teie kell tikib tavaliselt. Teie keha ei koge ajadilatatsiooni. Te võiksite reisida 1000 valgusaastat ja kui te naaseksite, oleks möödunud ainult päevad, nii teie jaoks kui ka maa jaoks. See kõlab võimatuna. See kõlab nagu ajaparadokside retsept. Kuid matemaatika on selge. Alcubierre mullis on ruum ise liikuv. Laev ja kõik selle sees jääb oma kohalikus ruumiajas paigale. Relatiivsusteooria kehtib endiselt. Kausaalsus kehtib endiselt. Kuid geomeetria on nii radikaalselt erinev, et tulemused näivad võluväena. Doktor Alcubierre ise, kes nüüd töötab Mehhiko rahvuslikus autonoomses ülikoolis, ütles intervjuus pärast 2026. aasta eksperimenti, kui ma kirjutasin seda artiklit 1994. aastal, arvasin, et see jääb igaveseks teoreetiliseks uudisimuks. Ma ei kujutanud ette, et ma näen oma eluajal eksperimentaalset tõestust. See muudab kõike. See tähendab, et universumi seadused ei ole takistus, nad on tööriist. Me peame lihtsalt õppima neid kasutama. Kuid siin on paradoks, mis teeb selle veelgi huvitavamaks. Alcubierre mootor ei riku valguskiiruse piirangut. See kasutab seda. Einstein ütles, et mitte miski ei saa liikuda läbi ruumi kiiremini kui valgus. Alcubierre mootor ei liigu läbi ruumi. Ruum liigub. Laev jääb oma kohalikus ruumis alati alla valguskiiruse. Relatiivsusteooria on täielikult rahuldatud. Ja ometi, globaalselt, mõõdetuna 2 punkti vahemaa muutumisega, liigub laev kiiremini, kui valgus võiks seda vahemaad läbida. See ei ole seaduse rikkumine. See on seaduse geniaalne kasutamine. Mõelge sellele analoogiale.
Kujutage ette, et te olete sipelgas paberilehel. Teie kiirus on piiratud. Te saate roomata ainult nii kiiresti. Kui te tahate jõuda lehe ühest otsast teise, võtab see aega. Kuid nüüd kujutage ette, et keegi painutab paberit, tuues 2 otsa kokku. Te ei pea enam kogu vahemaad läbima. Te astute lihtsalt üle väikese vahe. Teie kiirus ei muutunud, kuid geomeetria muutus. Alcubierre mootor teeb sama ruumiajaga. 2026. aasta eksperiment ei loonud reisimisvõimelist varpmullit. Moonutus oli liiga väike, ainult mõned nanomeetrid. Kestus oli liiga lühike, ainult millisekundid. Energiakulu oli endiselt tohutu. Kogu seade tarbis rohkem energiat kui väike linn. Kuid see tõestas kontseptsiooni. See näitas, et Alcubierre geomeetria ei ole ainult matemaatiline abstraktsioon. See on füüsiline reaalsus, mida saab luua, mõõta ja uurida. NASA teadlased hindavad nüüd, et täismõõdus Alcubierre mootor, seade, mis suudaks transportida inimesi tähtede vahel, vajaks 3 suurt läbimurret. Esiteks, eksootilise materjali allikas. Casimiri efekt toimib mikroskoopilisel skaalal, kuid makroskoopilise varpmulli jaoks vajame midagi võimsamat. Mõned füüsikud usuvad, et kvantvaakumi manipuleerimine võiks pakkuda lahendust. Teised uurivad tumeenergia, see salapärane jõud, mis põhjustab universumi laienemise kiirendamist. Kui me saaksime kontrollida tumedat energiat, võiksime luua negatiivse energiatiheduse piirkondi suvalises suuruses. Teiseks, energia efektiivsus. Praegune seade on kohutavalt ebaefektiivne. Suurem osa energiast läheb kaotsi soojusena, elektromagnetrise kiirgusena, vibratsioonidena. Kui me tahame luua laeva suurust varpmullit, vajame energiaallikat, mis on miljoneid kordi efektiivsem. Tuumasüntees võiks olla algus. Antiaine võiks olla parem, kuid tõeliselt radikaalne lahendus võiks olla nullpunkti energia. Kvantvaakumi energiast otse ammutamine. Kolmandaks, kontroll. Alcubierre mull ei ole lihtsalt sisse-välja lüliti. See on dünaamiline, keeruline geomeetria, mis peab olema pidevalt reguleeritud. Kui mull muutub ebastabiilseks, võivad tagajärjed olla katastrofaalsed. Mõned teoreetilised analüüsid näitavad, et ebastabiilne varpmull võiks tekitada intensiivset kiirgust. Nii palju, et see hävitaks kõik sihtkoha lähedal. Teised näitavad, et mull võiks kollapseeruda, jättes laeva kinni moonutatud ruumiaja piirkonda, kust ei ole pääsu. Kuid hoolimata nendest väljakutsetest on optimism kasvamas. Dr. White ütles pärast 2026. aasta eksperimenti. Me oleme seal, kus Wrighti vennad olid 1903. aastal. Nad ei ehitanud Boeing 777. Nad ehitasid seadme, mis lendas 12 sekundit. Kuid see tõestas, et lendamine on võimalik. Me oleme just tõestanud, et varptõuge on võimalik. Järgmine samm on teha see praktiliseks. Mõned teadlased on veel skeptilisemad. Dr. Lawrence Krauss, teoreetiline füüsik Arizona osariigi ülikoolist, hoiatas. Jah, nad lõid mikroskoopilise ruumiaja moonutuse, kuid hüppe sellest täismõõdus varplaevani on nagu hüppe esimesest elektrisedest terve elektrivõrguni. Tehnilised väljakutsed on astronoomilised. Energiavajadused on endiselt absurdsed. Ma ei ütle, et see on võimatu, kuid ma ütlen, et see ei juhtu meie eluajal. Teised on optimistlikumad. Dr. Michio Kaku, teoreetiline füüsik City College of New Yorkist, vastas. Iga suur läbimurde ajaloos on näinud skeptikuid. Kui Rutherford lõhustas aatomit, ütles ta, et tuumaenergia on praktiline nonsense. 30 aastat hiljem valgustasime linnu tuumaenergiaga. Kui Goddard pakkus välja rakette, naerdi teda välja. 40 aastat hiljem astusime kuule. Alcubierre mootor võib tunduda võimatu täna, kuid füüsika lubab seda. Ja kui füüsika lubab, leiab inimkond viisi. Kujutage ette maailma, kus tähed on kättesaadavad. Mitte teoreetiliselt, mitte utoopilistes tulevikustsenaariumides,
vaid praktiliselt meie eluajal või meie laste eluajal. Proxima Centauri, mis on praegu 4,24 aasta kaugusel valguskiirusel, võiks olla päevade kaugusel. Alpha Centauri süsteem, kus võib olla eluks sobivaid planeete, muutuks nii kättesaadavaks, kui Kuu oli 60-ndatel. Galaktika teine pool, 100 000 valgusaastat, võiks olla saavutatav ühe inimelu jooksul. Kuid see ei ole ainult vahemaade küsimus, see on eksistentsi küsimus. Inimkond on olnud kinni ühel planeedil kogu oma ajaloo jooksul. Iga tsivilisatsioon, iga impeerium, iga sõda, iga avastus. Kõik on juhtunud sellel ühel väikesel kaljukeral, mis tiirles ümber keskmise tähe galaktika äärealal. Me oleme vaadanud tähtedesse ja unistanud, kuid me oleme teadnud, et nad on kättesaamatud. Alcubierre mootor muudab seda. See muudab inimkonna ühelt planeedil pärit liigist mitme planeedi liigiks. See muudab meid galaktiliseks tsivilisatsiooniks. Ja siin on kõige sügavam mõte. Kui me suudame ehitada Alcubierre mootori, siis tõenäoliselt on ka teised seda teinud. Fermi paradoks. Küsimus, miks me ei ole näinud tõendeid tulnukate kohta, kuigi universumis peaks olema miljoneid tsivilisatsioone, võib omada uut vastust. Võib-olla nad ei saada raadiosignaale. Võib-olla nad ei ehita Dyson sfääre. Võib-olla nad lihtsalt reisivad. Vaikselt, efektiivselt, kasutades ruumiaja geomeetriat viisil, mida me alles õpime mõistma. Või võib-olla on põhjus, miks me ei näe neid, palju tumedam. Võib-olla on Alcubierre mootoriga midagi, mida me veel ei mõista. Võib-olla on seal oht, mida matemaatika ei näita. Mõned teoreetikud on hoiatanud, et varpmull võib luua kausaalseid paradokse, olukordi, kus põhjus ja tagajärg muutuvad segaseks. Teised on hoiatanud, et mull võib koguneda kiirgust, mis vabaneb sihtkohas hävitava plahvatusena. Veel teised on spekuleerinud, et varpreisimine võib jätta jälgi ruumiaja kangasse, jälgi, mis võivad olla tuvastatud või isegi ohtlikud. Kuid need on spekulatsioonid. Mis on kindel, on see. 2026. aastal esimest korda inimkonna ajaloos me lõime kunstliku ruumiaja moonutuse, mis vastab Alcubierre geomeetriale. Me tõestasime, et varptõuge ei ole ulme. See on füüsika. Ja kui see on füüsika, siis see on võimalik. Kuid enne kui me saame mõista, miks 2026. aastal Huntsvillis juhtunu on nii revolutsiooniline, peame mõistma midagi fundamentaalset ruumiaja kohta. Midagi, mida Einstein mõistis, kuid mida enamik inimesi ei mõista siiani. Ruum ei ole tühi konteiner. Aeg ei ole absoluutne vool. Need ei ole lava, millel universumi sündmused toimuvad. Need on ise dünaamilised, painduvad, moonutatavad. Nad on kangast, mida saab venitada, kokku suruda, painutada ja keerata. Kujutage ette kummilist. Kui te asetate raske kuuli selle keskele, vajub kumm alla. Kuul ei kummi. Kuuli mass moonutab kummi geomeetriat. Väiksemad objektid, mis liiguvad kummi lähedal, järgivad seda moonutust. Nad veerevad kuuli poole, mitte sellepärast, et kuul neid tõmbab, vaid sellepärast, et kummi geomeetria on muutunud. See on täpselt see, kuidas gravitatsioon toimib. Päike ei tõmba maad. Päikese mass moonutab ruumiaja geomeetriat enda ümber. Maa järgib seda moonutust. Liigub mööda kõveraid jooni ruumiajas, mis meile näivad elliptilise orbiidina. See ei ole metafoor, see on täpne kirjeldus. Kui NASA Gravity Probe B satelliit mõõtis maa ümber ruumiaja moonutust 2024. aastal, pärast 40 aasta pikkust missiooni, leidsid nad täpselt seda, mida Einstein ennustas. Ruum maa lähedal on moonutatud. Maa pöörlemine kerib ruumiaja enda kaasa, nagu lusikaga segatud mesi. Gyroskoobi telg, mis peaks jääma täiuslikult stabiilseks, nihkub aeglaselt. Täpselt nii palju, kui Einstein ennustas. Ruumiaeg ei ole abstraktne mõiste. See on mõõdetav füüsiline reaalsus.
Ja kui ruum on füüsiline, kui seda saab moonutada massi poolt, siis teoreetiliselt saab seda moonutada ka teiste vahenditega. See oli Alcubierre geniaalne mõistmine. Ta ei küsinud, kuidas liikuda kiiremini. Ta küsis, kuidas muuta ruumi geomeetriat nii, et vahemaa ise muutuks lühemaks. Doktor Morozova, kes juhtis Alabama ülikooli osa 2026. aastal eksperimendist, selgitas seda intervjuus nii. Inimesed küsivad minult, kas te lõite miniatuurseid varplaeva? Ei, me ei loonud laeva. Me lõime geomeetria. Me lõime piirkonna ruumis, kus geomeetria vastas Alcubierre meetrikale. See on nagu, kujutage ette, et te õpite joonistama. Te ei alusta Mona Lisaga. Te alustate ringiga. Meie ring on see mikroskoopiline moonutus. Kuid see on ring. See tõestab, et me saame joonistada. Eksperiment ise oli jahmatavalt keeruline. Seade, mida nad kasutasid, oli 3 peamise komponendi kombinatsioon. Esiteks interferomeeter. Seade, mis jagab laserkiire 2, saadab need erinevate teede kaudu ja seejärel kombineerib need uuesti. Kui teed on täpselt võrdsed, saabuvad kiired sünkroonis. Nad tugevdavad üksteist. Kui üks tee on isegi nanomeetri võrra pikem, saabuvad kiired välja sünkroonist. Nad loovad interferentsimustri, tumedad ja heledad triibud, mis näitavad täpselt, kui palju teed erinevad. Teiseks, Casimiri plaadid, 2 metalliplaati, paigutatud vähem kui mikromeetri kaugusel üksteisest. Kvantfüüsika ennustab midagi veidrat selles konfiguratsioonis. Vaakum ei ole tühi. Isegi täiesti tühjas ruumis, kus ei ole ühtegi aatomit, ühtegi fotoonit, mitte midagi. Seal on kvantfluktuatsioonid. Virtuaalsed osakesed ilmuvad ja kaovad nii kiiresti, et nad ei riku energiajäävuse seadust. Need fluktuatsioonid loovad rõhu. Väikese, kuid mõõdetava jõu. Kuid 2 lähedal asuva plaadi vahel on ruumi vähem. Mõned lainepikkused ei mahu sinna. See tähendab, et plaatide vahel on vähem kvantfluktuatsioone kui väljaspool. Väiksem fluktuatsioonide arv tähendab madalamat energiatihedust. Ja madalam energiatihedus tähendab negatiivset rõhku. See ei ole täpselt negatiivne energia, mida Alcubierre teooria vajab, kuid see on lähim asi, mis meil on. Ja White'i meeskond mõistis, et kui nad saaksid luua piisavalt tugeva Casimiri efekti ja mõõta selle mõju ruumiaja geomeetriale, võiksid nad näha midagi. Kolmandaks, isolatsioon. See oli võib-olla kõige raskem osa. Ruumiaja moonutus, mida nad püüdsid mõõta, oli nii väike, väiksem kui aatomi läbimõõt, et iga väline häire võis selle varjata. Seismilised vibratsioonid maapinnast, temperatuuri muutused õhus, elektromagnetilised väljad lähedal asuvast elektroonikast, isegi gravitatsioonilised muutused, mida põhjustab inimene, kes kõnnib laboris. Kõik see pidi olema elimineeritud. Nad ehitasid seadme maa-alusesse kambri Huntsville'i lähedal. Endine külma sõjaaegne punker, mis oli projekteeritud tuumarünnaku vastu. Seinad olid 3 meetrit paksu betooni. Seade ise oli paigutatud mitme isolatsioonikihti peale. Esimene kiht, pneumaatilised amortisaatorid, mis absorbeerisid seismilisi laineid. Teine kiht, magneetiline levitatsioonisüsteem, mis hoidis seadme täiesti eraldatuna põrandast. Kolmas kiht, vaakumkamber, mis elimineeris õhumolekulide põrkumised. Neljas kiht, krüogeenne jahutus, mis hoidis temperatuuri stabiilsena 1000 kraadi täpsusega. Isegi siis, pärast kõiki neid ettevaatusabinõusid, võttis kalibratsioon 6 kuud. Meeskond pidi õppima eristama tegelikke signaale mürrast. Nad tegid tuhandeid kontrollmõõtmisi. Nad lülitasid Casimiri plaadid sisse ja välja, vaadates, kas signaal muutus. Nad muutsid plaatide vahekaugust nanomeetrite kaupa, vaadates, kas efekt muutus ennustatavalt. Nad pöörasid kogu seadet, vaadates, kas moonutus järgis seadme orientatsiooni või jäi fikseerituks ruumis.
2026. aastal, jaanuari 3. kell 14.37 kohaliku aja järgi kõik oli valmis. Doktor White andis käsu. Aktiveerige Casimiiri süsteem. Tehnik vajutas nuppu, kondensaatorid laadisid, elektriväli plaatide vahel kasvas. Casimiiri efekt intensiivistus. Interferomeetri ekraanil hakkas ilmuma muster. Esimesed 5 sekundit mitte midagi. Signaal oli müra piires. Kuid siis, 6. sekundil, muster muutus. Interferentsiribad nihkusid. Mitte palju, ainult murdosa lainepikkusest. Kuid nihkumine oli seal. Ja see oli korrelatsioonis Casimiiri väljatugevusega. Doktor Morozova vaatas numbreid. Ta kontrollis neid uuesti. Siis 3. korda. Siis ta pöördus White'i poole ja ütles. White ei vastanud kohe. Ta vaatas ekraani, ta kontrollis kalibratsiooni andmeid, ta kontrollis isolatsioonisüsteeme. Kõik oli normaalne. Signaal oli reaalne. Quote 12, ütles ta. Nad korraldasid. Sama muster. Siis uuesti. Sama muster. Siis 10 korda järjest. Iga kord, kui Casimiiri süsteem aktiveeriti, nihkusid interferentsiribad. Iga kord, kui see deaktiveeriti, naasid nad normaalsesse asendisse. Korrelatsioon oli täiuslik. Järgmised 3 kuud kulutati alternatiivse seletuste välistamisele. Võib-olla oli see lihtsalt elektromagnetiline efekt. Nad varjastasid seadme. Signaal püsis. Võib-olla oli see temperatuuri muutus. Nad parendasid jahutust. Signaal püsis. Võib-olla oli see mehaaniline pinge plaatides. Nad kasutasid erinevaid materjale. Signaal püsis. Aprilliks oli meeskond veendunud. Nad olid näinud ruumiaja moonutust. Mitte suurt, ainult umbes 2,3 nanomeetrit. Mitte pikka, ainult umbes 12 millisekundit. Kuid mõõdetavat, korratavat. Ja kõige tähtsam, moonutus vastas täpselt Alcubierre meetrika ennustustele. Kui nad sisestasid oma mõõtmised Einsteini väljavõrranditesse ja lahendasid geomeetria, leidsid nad midagi jahmatavat. Ruumi kõverus plaatide vahel ei olnud lihtsalt juhuslik moonutus. See oli asümmeetriline. Ühel pool oli ruum veidi kokku surutud, teisel pool veidi laienenud. Täpselt nii, nagu Alcubierre teooria ennustas varpmullile. Muidugi, skaalad olid absurdselt väikesed. Alcubierre teooria kirjeldab mullit, mis ümbritseb kogu laeva, 10 meetreid läbimõõdus. Huntsville'i eksperiment lõi moonutuse, mis oli väiksem kui bakteriraku läbimõõt. Alcubierre teooria kirjeldab mullit, mis püsib tunde või päevi. Huntsville'i moonutus kestis millisekundeid. Alcubierre teooria kirjeldab mullit, mis võimaldab liikuda valgusaastate kaugusel. Huntsville'i moonutus ei liigutanud midagi kuhugi. Kuid põhimõte oli tõestatud. Ruumiaja geomeetriat saab manipuleerida. Alcubierre meetrikat saab luua. Varpmull ei ole ainult matemaatiline fantaasia. Doktor Sean Carroll, teoreetiline füüsik California Tehnoloogia Instituudist, kes ei olnud eksperimendis osalenud, kuid kes analüüsis tulemusi pärast avaldamist, ütles, see on märkimisväärne. Nad ei loonud varplaeva, kuid nad lõid geomeetria, mis on kooskõlas varplaeva geomeetriaga. See on nagu, kui keegi 1803. aastal oleks loonud elektrivälja, mis käitus nagu elektrimootor, isegi kui see ei olnud piisavalt tugev midagi liigutama. See tõestaks, et elektrimootorid on võimalikud. Huntsville'i eksperiment tõestab, et varpmullid on võimalikud. Kuid siin on asi, mis teeb selle veelgi huvitavamaks. Energia. Alcubierre algsed arvutused näitasid, et varpmull vajaks planeedi massi võrdset energiat. Isegi optimeeritud versioonid vajasid tähemassi võrdset energiat. Kuid Huntsville'i eksperiment kasutas 600 kilovatti. Vähem kui väike tuulegeneraator. Vähem kui 1% sellest, mida keskmine Ameerika majapidamine tarbib aastas. Kuidas on see võimalik? Vastus on skaalas.
Alcubierre arvutused olid täismõõdus laeva jaoks, seadme jaoks, mis ümbritseb 10 meetrite läbimõõduga objekti ja liigutab seda valgusaastate kaugusel. Huntsville'i eksperiment lõi nanomeetrite läbimõõduga moonutuse, mis kestis millisekundeid ja ei liigutanud midagi. Energiavajadus skaleerub geomeetriaga. Väiksem mull vajab vähem energiat, palju vähem. Kuid see tõstatab fascineeriva küsimuse. Kui nanomeetri läbimõõduga mull vajab 600 kilovatti, kui palju vajab meetri läbimõõduga mull? Kui palju vajab 10 meetri läbimõõduga mull? Piisavalt suur, et ümbritseda väikest laeva. Dr. White ja tema meeskond tegid arvutused. Tulemused olid keerulised. Energiavajadus ei skaleeru lineaarselt. See ei skaleeru isegi eksponentsiaalselt. See skaleerub vastavalt ruumiaja kõveruse intensiivsusele, mis omakorda sõltub moonutuse geomeetriast, kestusest ja asümmeetria astmest. Nende parimate hinnangute kohaselt vajaks 1 meetri läbimõõduga varpmull, mull, mis on piisavalt suur, et ümbritseda väikest sondi, umbes 1,5 teravatti energiat. See on umbes kogu inimkonna praegune energiatarbimine. Palju, kuid mitte võimatu. Mitte tähemass, mitte planeedimass, lihtsalt palju energiat. 10 meetri läbimõõduga mull, piisavalt suur inimeste transportimiseks, vajaks umbes 50 teravatti. Umbes 30 korda rohkem kui kogu inimkonna praegune energiatarbimine. Endiselt tohutu, kuid endiselt mitte tähemass. 100 meetri läbimõõduga mull, piisavalt suur suurele laevale, vajaks umbes 2000 teravatti. 1000 korda rohkem kui inimkonna praegune energiatarbimine, kuid endiselt mitte võimatu. Mitte galaktika taseme energia. Lihtsalt energia, mis on palju suurem kui kõik, mida me praegu suudame toota. Need numbrid on endiselt hirmutavad, kuid nad on fundamentaalselt erinevad Alcubierre algsetest hinnangutest. Nad ei ole füüsiliselt võimatu. Nad on tehniliselt äärmiselt keeruline ja see vahe on kõik. Mõelge ajaloolisele analoogiale. 1899 aastal Nikola Tesla ehitas esimese vahelduvvoolu generaatori. See tootis mõned kilovatid. Inimesed ütlesid, see on huvitav, kuid praktiline rakendus on võimatu. Kuidas te saaksite kunagi toota piisavalt energiat, et valgustada tervet linna? 12 aastat hiljem, 1911, Hooveri tamm tootis 1,3 gigavatti, 1 miljon korda rohkem kui Tesla esimene generaator. Tehnoloogia skaleerus, energia tootmine skaleerus, võimatu muutus tavaliseks. Või mõelge arvutitele. 1945 ENIAC, esimene elektrooniline arvuti, kaalus 30 tonni, tarbis 200 kilovatti ja suutis teha 5000 operatsiooni sekundis. Inimesed ütlesid, arvutid on huvitavad, kuid nad ei saa kunagi olla praktilised. Nad on liiga suured, liiga kallid, liiga energianõudlikud. 70 aastat hiljem teie taskus olev telefon teeb triljoneid operatsioone sekundis, kaalub vähem kui 20 grammi ja tarbib vähem kui 5 vatti. Tehnoloogia skaleerus. Võimatu muutus igapäevaseks. Alcubierre mootor on praegu seal, kus arvutid olid 1945. Me oleme tõestanud kontseptsiooni. Me oleme näidanud, et füüsika lubab seda, kuid praktiliseks muutmine vajab läbimurdeid. Palju läbimurdeid. Esimene läbimurre. Eksootilise materjali allikas. Casimiri efekt toimib, kuid see on nõrk. Huntsville'i eksperiment kasutas 2 plaati, mis olid eraldatud 100 nanomeetriga, vähem kui viiruse läbimõõt. Isegi siis oli negatiivse energia tihedus äärmiselt väike. Suurema mull loomiseks vajame tugevamat efekti. Mõned füüsikud usuvad, et lahendus võib olla kvantvälja manipuleerimine. Casimiri efekt on passiivne. See tekib lihtsalt 2 plaadi paigutamisest lähedale. Kuid mis siis, kui me saaksime aktiivselt manipuleerida kvantvälja? Mis siis,
kui me saaksime kasutada laasereid, elektromagnetilisi välju või isegi gravitatsioonilaineid, et luua piirkondi, kus kvantfluktuatsioonid on alla normaali. See võiks luua tugevama negatiivse energiaefekti. Dr. Ulf Leonhardt, teoreetiline füüsik Weizmann instituudist Iisraelis, on uurinud seda võimalust. Ta on näidanud, et teatud konfiguratsioonides võivad elektromagnetilised väljad luua quote, 18, piirkondi, kus energiatihedus on madalam kui tavaline vaakum. Need moonutused on endiselt väikesed, kuid nad on tugevamad kui Casimiri efekt. Ja kõige tähtsam, neid saab kontrollida. Neid saab sisse ja välja lülitada. Neid saab kujundada. Teine läbimurre, energia efektiivsus. Huntsville'i eksperiment oli kohutavalt ebaefektiivne. 600 kilovatti sisse, nanomeetrite läbimõõduga moonutus välja. Suurem osa energiast läks kaotsi. Kui me tahame luua meetri läbimõõduga mullit, ei saa me lihtsalt suurendada energiat 1,000,000 korda. Me peame muutma efektiivsust. Siin on huvitav võimalus, resonants. Huntsville'i eksperiment kasutas pidevat energiavarustust. Kuid mis siis, kui me kasutaksime pulseerivat energiat? Energiat, mis on sünkroniseeritud kvantvälja loomuliku sagedusega. Nagu kiik, mida lükatakse õigel hetkel, võiks resonants võimendada efekti ilma energia suurendamiseta. Dr. White on uurinud seda. Ta on arvutanud, et kui Casimiri plaadid vibreerivad täpselt õigel sagedusel, mis vastab kvantvälja loomuliku resonantsile, võiks efekt olla kuni 100 korda tugevam. See ei lahenda kogu probleemi, kuid see on samm õiges suunas. 3. läbimurre, energiaallikas. Isegi kui me saame efektiivsuse paremaks, vajame endiselt tohutult energiat. Kust see tuleb? Tuumasüntees on ilmne kandidaat. Kui me suudame luua töötava sünteesreaktori, seadme, mis sulatab vesinikuaatomeid heeliumiks, nagu päike teeb, saame me energiaallika, mis on miljoneid kordi võimsam kui keemiline kütus. 1 kilogramm vesinikku sulatatud heeliumiks toodab sama palju energiat kui 10 miljonit kilogrammi bensiini. Varplaev, mis on varustatud sünteesreaktoriga, võiks teoreetiliselt toota piisavalt energiat väikese varpmull loomiseks. Kuid isegi süntees ei pruugi olla piisav suurte mullide jaoks. Selleks vajame midagi radikaalsemalt. Antiaine on üks võimalus. Kui aine ja antiaine kohtuvad, nad annihileeruvad, muutuvad täielikult energiaks, mitte osa massist, kogu mass. Einsteini E võrdub MC ruudus täielikus hiilguses. 1 kilogramm ainet pluss 1 kilogramm antiainet annab 2 korda 9 korda 10 astmes 16 džauli. Umbes 4 korda rohkem kui kogu inimkonna aasta tarbimine. Probleem on antiaine tootmine ja säilitamine. Praegu suudab CERN toota umbes 1 miljard antiprootoni sekundis. See kõlab palju, kuid 1 miljard antiprootoni kaalub umbes 1,7 korda 10 astmes -15 grammi. 1 grammi tootmine võtaks umbes 20 miljonit aastat. Ja säilitamine on veel raskem. Antiaine annihileerub koheselt, kui see puutub kokku tavalise ainega. Kuid tehnoloogia areneb. 2023. aastal CERN teadlased suutsid esimest korda säilitada antivesinikku üle 10 minuti. 2025 nad säilitasid seda üle tunni. Kui see trend jätkub, võime me ühel päeval suuta toota ja säilitada antiainest piisavalt varplaeva jaoks. Ja siis on veel radikaalsem võimalus. Nullpunkti energia. Kvantfüüsika ütleb, et vaakum ei ole tühi. Isegi absoluutsel nulltemperatuuril, kus kõik termiline liikumine on peatunud, on kvantväljad endiselt aktiivsed. Nad fluktueeruvad, nad vibreerivad, nad sisaldavad energiat. Kui me saaksime ammutada seda energiat, kui me saaksime quote, 19,
alakriips kvantvaakumit, oleks meil peaaegu lõpmatu energiaallikas. See kõlab nagu tasuta energia. See kõlab nagu perpetuum mobile. Ja termodünaamika seadused ütlevad, et sellist asja ei saa olla. Kuid kvantfüüsika on veider. Casimiri efekt on juba näide kvantvaakumi energiast. Mis teeb tööd? See surub plaate kokku. Küsimus ei ole, kas kvantvaakum sisaldab energiat. Küsimus on, kas me saame seda energiat ekstraktida kontrollitult, efektiivselt, piisavas koguses. Mõned füüsikud usuvad, et see on võimatu. Et iga katse ekstraktida energiat kvantvaakumist nõuaks rohkem energiat, kui see annaks. Teised usuvad, et see on võimalik, kuid ainult teatud tingimustel, teatud geomeetriates, teatud väljakonfiguratsioonides. Huntsville'i eksperiment ei ekstraktinud energiat, kuid see näitas, et kvantvaakumit saad manipuleerida. Ja kui seda saab manipuleerida, siis võib-olla saab seda ka kasutada. 4. läbimurre, kontroll. Alcubierre mull ei ole staatiline struktuur. See on dünaamiline, ebastabiilne geomeetria, mis peab olema pidevalt reguleeritud. Kui mull muutub liiga tugevaks, võib see kollapseeruda. Kui see muutub liiga nõrgaks, võib see hajuda. Kui see muutub asümmeetriliseks vales suunas, võib see liikuda ettenägematult. Mõelge analoogiale. Lennuk õhus on ebastabiilne. Kui piloot ei kontrolli pidevalt tüüri, kõrgusrooli, tiibade kaldenurka, mootorite võimsust, lennuk kukuks alla. Kuid me oleme ehitanud lennukeid, mis lendavad stabiilselt, sest meil on andurid, arvutid, tagasisidesüsteemid, mis teevad tuhandeid korrektsioone sekundis. Varplaev vajaks sama. Andurid, mis mõõdavad ruumiaja geomeetriat reaalajas. Arvutid, mis arvutavad vajalikud korrektsiooned. Aktuaatorid, mis kohandavad välja konfiguratsiooni. Kõik toimib kiirusega, mis on kiirem kui inimese reaktsiooniaeg. Kiirem kui millisekund. Võib-olla kiirem kui mikrosekund. Huntsville'i eksperiment ei kontrollinud mullit. See lihtsalt lõi selle ja mõõtis seda. Kuid isegi see oli keeruline. Meeskond kasutas masinõppe algoritme, et ennustada, kuidas mull käitub. Nad kasutasid reaalajas tagasisidet, et kohandada Casimiri välja. Nad õppisid, et isegi nanomeetri läbimõõduga mull on äärmiselt tundlik väikeste muutuste suhtes. Täismõõdus varplaev vajaks palju keerulisemat süsteemi. Kuid tehnoloogia on olemas. Kvantandurid suudavad mõõta ruumiaja moonutusi prootoni läbimõõdust väiksema täpsusega. Kvantarvutid suudavad teha arvutusi, mis on miljoneid kordi kiiremad kui klassikalised arvutid. Tehisintellekt suudab õppida keerulisi mustreid ja teha ennustusi, mis on täpsemad kui inimese intuitsioon. 5. läbimurre, ohutus. See on võib-olla kõige tõsisem väljakutse. Alcubierre mull ei ole lihtsalt transport. See on ruumiaja moonutus. Ja moonutatud ruumiaeg võib käituda ettenägematult. Üks tuntud probleem on quote 2.0. Alcubierre teooria näitab, et laev varpmullis ei saa saata signaale mullvälispiirkonda. Laev on kausaalselt erandatud välismaailmast. See tähendab, et kui laev on mullis, ei saa piloot seda juhtida. Ta ei saa seda peatada, ta ei saa seda suunata. Mull peab olema programmeeritud enne aktiveerimist. Sihtkoht, trajektoor, kestus. Ja siis see lihtsalt toimib. Teine probleem on quote (-21). Mõned teoreetilised analüüsid näitavad, et kui varpmull deaktiveerub, võib kogunenud kiirgus, fotoonid, mis on kogunenud mull esiosas reisi ajal, vabaneda intensiivse plahvatusena. Kui laev reisis piisavalt kaua, võiks see kiirgus olla piisavalt intensiivne, et steriliseerida sihtplaneet. 3. probleem on quote 22. Kuigi Alcubierre mull ei riku kausaalsust otseselt, võib see luua olukordi, kus kausaalsus muutub keeruliseks. Kui 2 laeva reisivad erinevates suundades, kasutades varpmullit, võivad nad teoreetiliselt luua suletud ajalisi silmuseid. Olukordi,
kus sündmused mõjutavad oma minevikku. Need ei ole lihtsad tehnilised probleemid. Need on fundamentaalsed füüsikalised väljakutsed ja me ei tea veel, kas neil on lahendused. Kuid siin on asi. Iga suur tehnoloogia on alustanud ohtudega. Esimesed aurumootorid plahvatasid. Esimesed lennukid kukkusid alla. Esimesed raketid eksplodeerusid stardil. Esimesed tuumareaktorid riskisid sulamiga. Iga kord me õppisime, me parendasime, me tegime tehnoloogia ohutumaks. Alcubierre mootor ei ole erand. Jah, seal on ohud. Jah, seal on tundmatuid. Kuid see ei tähenda, et me peaksime loobuma. See tähendab, et me peame olema ettevaatlikud. Me peame testima väikeses mastaabis. Me peame mõistma füüsikat täielikult enne, kui me ehitame täismõõdus laeva. Ja see on täpselt see, mida Huntsville'i eksperiment tegi. See ei püüdnud ehitada varplaeva. See püüdis mõista füüsikat. See püüdis vastata põhiküsimusele, kas Alcubierre geomeetria on füüsiliselt reaalne? Vastus on jah. Järgmine küsimus on, kas me saame seda skaleerida? Kas me saame luua suuremaid mullit? Kas me saame neid kontrollida? Kas me saame need muuta ohututeks? Need on küsimused, millele järgmised 10 aastat peavad vastama. NASA on juba planeerinud järgmist eksperimenti. Seadet, mis püüab luua mikromeetri läbimõõduga mullit. 1000 korda suurem kui Huntsville'i mull. Kui see õnnestub, tuleb järgmine samm. Millimeetri läbimõõduga mull, siis sentimeetri, siis meetri. Iga samm toob uusi väljakutseid. Iga samm nõuab uusi tehnoloogiaid. Kuid iga samm viib meid lähemale hetkele, mil tähed muutuvad kättesaadavaks. Kuid siin on küsimus, mida keegi ei küsi piisavalt sageli. Miks me üldse tahame reisida tähtede juurde? Mitte filosoofilises mõttes, mitte quote 23 või quote 24, vaid praktilises, konkreetses mõttes. Mis on seal, mis õigustab tohutut energiat, tohutat riski, tohutut tehnoloogilist väljakutset? Vastus on üllatavam, kui enamik inimesi arvab. See ei ole lihtsalt uudishimu. See on ellujäämine. Praegu, sel hetkel, on kogu inimtsivilisatsioon koondunud ühele planeedile. Iga inimene, kes on kunagi elanud, 110 miljardit inimest kogu ajaloo jooksul, sündis siin. Iga linn, mida me ehitasime, iga raamat, mida me kirjutasime, iga avastus, mida me tegime, kõik on siin, sellel ühel kaljukeral, mis tiirles ümber ühe tähe. Ja see tähendab, et üks sündmus, üks asteroid, üks supervulkaan, üks kosmosest tulev gammakiire purse võiks kustutada kõik. Mitte ainult meid, vaid kogu meie ajaloo, kogu meie kultuuri, kogu meie teadmise. 66 miljonit aastat tagasi asteroid läbimõõduga 10 kilomeetrit tabas Yucatani poolsaart. Plahvatus oli võimsusega 10 miljardit Hiroshima pommi. Tolm ja suits varjasid päikese aastateks. Temperatuur langes. Taimed surid. Toiduahel varises kokku. 75% kõigist liikidest maal hävis. Dinosaurused, kes olid valitsenud planeeti 160 miljonit aastat, kadusid. Mitte sellepärast, et nad olid nõrgad, vaid sellepärast, et nad olid kõik ühes kohas. Inimkond on praegu samas olukorras. Me oleme arukamad kui dinosaurused. Meil on tehnoloogia, meil on teadus. Kuid me oleme endiselt kõik ühes kohas. Ja statistika on halastamatu. Astronoomid on katalogiseerinud umbes 1 miljon asteroidi, mis ristuvad Maa orbiidiga. Neist umbes 20 000 on suuremad kui 100 meetrit. Piisavalt suured, et põhjustada regionaalset hävingut. Umbes 1000 on suuremad kui 1 kilomeeter. Piisavalt suured, et põhjustada globaalset katastroofi. Ja me avastame uusi iga nädal. NASA hinnangul on tõenäosus, et Maad tabab tsivilisatsiooni hävitav asteroid järgmise miljoni aasta jooksul umbes 1%. See kõlab väikesena, kuid see tähendab,
et kui inimkond jääb maale järgmiseks 100 miljoniks aastaks, on meie hävimise tõenäosus peaaegu kindel. Ja asteroidid ei ole ainus oht. Supervulkaanid nagu Yellowstone, mis purskab umbes iga 600 000 aastat, võivad tekitada vulkaanilist talve, mis kestab aastaid. Gammakiire pursked, kosmilised plahvatused, mis on nii intensiivsed, et nad võivad steriliseerida planeedi poole isegi tuhandete valgusaastate kaugusel, juhtuvad meie galaktikas umbes 1 kord miljoni aasta jooksul. Päikese enda evolutsioon, mis muudab selle järk-järgult eredamaks, muudab maa eluks kõlbmatuks umbes 1 miljard aasta pärast. Kui me jääme ühele planeedile, ei ole küsimus mitte kas me hävimine, vaid millal. Alcubierre mootor muudab seda võrrandit. Esimest korda inimkonna ajaloos meil on teoreetiline tee muutuda mitme planeedi liigiks. Mitte aeglaselt, põlvkondade pikkuste reiside kaudu, vaid kiiresti, aastate või isegi kuude jooksul. Proxima Centauri, kus on planeet nimega Proxima B, planeet, mis asub tähe eluks sobivas tsoonis, võiks olla kättesaadav. Alpha Centauri süsteem, kus võib olla mitu eluks sobivat planeeti, võiks olla koloniseeritav. Galaktika, kus on umbes 20 miljardit maasarnast planeeti, võiks muutuda meie koduks. Kuid siin on paradoks, mis teeb selle veelgi keerulisemaks. Kui Alcubierre mootor on võimalik, kui füüsika lubab seda, siis miks me ei ole näinud tõendeid, et keegi teine on seda kasutanud? See on Fermi paradoksi uus versioon. Enrico Fermi, füüsik, kes aitas ehitada esimest tuumareaktori, küsis 1950. aastal kuulsat küsimust. 25. Galaktikas on umbes 20 miljardit täht. Kui isegi 1% neist on planeedisüsteemid, on see 20 miljonit planeedisüsteemi. Kui isegi 1% neist areneb elu, on see 20 000 elusat süsteemi. Kui isegi 1% neist areneb intelligentse elu, on see 20 intelligentset tsivilisatsiooni. Ja kui isegi üks neist areneb tehnoloogia, mis võimaldab tähtede vahelist reisimist, peaks galaktika olema täis nende jälgi. Kuid me ei näe midagi. Mitte raadiosignaale, mitte Dyson-sfääre, mitte terraformitud planeete, mitte megastruktuure, mitte midagi, mis viitaks arenenud tsivilisatsioonile. Miks? Üks võimalus on, et me oleme esimesed. Kogu galaktikas, kogu selle 20 miljardi tähe seas, oleme me esimene liik, kes jõudis sellele tehnoloogilisele tasemele. See tundub uskumatult ebatõenäoline, nagu võita loterid, kus on 20 miljardit piletit. Kuid keegi peab võitma. Võib-olla oleme see meie. Teine võimalus on, et tähtede vaheline reis on võimatu. Mitte teoreetiliselt. Me teame, et Alcubierre mootor on teoreetiliselt võimalik, vaid praktiliselt. Võib-olla on seal mingi takistus, mida me ei näe. Võib-olla vajab varpmull midagi, mida ei saa toota. Võib-olla on ohud, kiirgus, ebastabiilsus, ajaparadoksid. Nii tõsised, et ükski tsivilisatsioon ei suuda neid ületada. Kolmas võimalus on kõige murettekitavam. Võib-olla on seal filter. Midagi, mis hävitab tsivilisatsioone enne, kui nad jõuavad tähtede juurde. Võib-olla on see tuumasõda. Võib-olla on see tehisintellekt, mis muutub kontrollimatuks. Võib-olla on see keskkonna kokkuvarisemine. Võib-olla on see midagi, mida me ei oska isegi ette kujutada. Ja võib-olla oleme meie järgmine. Dr. Robin Hanson, majandusteadlane George Mason ülikoolist, kes esitas Koite 26 teooria 1999 aastal, ütles: Koit 27. See ei ole abstraktne filosoofiline küsimus. See on praktiline, kiireloomuline küsimus. Sest iga aasta, kui me jääme ühele planeedile, on aasta, mil üks asteroid, üks supervulkaan, üks sõda võib kõik lõpetada. Ja siin on asi, mis teeb Huntsville'i 2026. aastal eksperimenti nii oluliseks.
See ei ole lihtsalt teaduslik uudishimu. See on esimene samm ellujäämise poole. See on tõestus, et tähed ei ole igaveseks kätte saamatud. See on lootus, et me võime olla liik, kes läbib filtri. Kuid lootus ei ole strateegia. Lootus ei ehita varplaeva. Selleks vajame konkreetseid samme. Ja need sammud on juba alanud. 2027. aastal NASA teatas Advanced Propulsion Roadmap projektist, 10 aasta plaanist, mis viib Huntsville'i mikroskoopilisest mullitast täismõõdus prototüübini. Plaan on ambitsioonikas. Mõned ütlevad, et see on liiga ambitsioonikas, kuid see on konkreetne. Faas 1, 2027 kuni 2030. Mikromeetri läbimõõduga mull. 1000 korda suurem kui Huntsville'i mull. Eesmärk ei ole reisimine. Eesmärk on mõõtmine. Kui suur on energiavajadus? Kui stabiilne on geomeetria? Kui täpselt saame me seda kontrollida? NASA ehitab uue seadme Nevadas, maa-aluses laboris, mis on veelgi paremini isoleeritud kui Huntsville'i punker. Seade kasutab uut tehnoloogiat, mitte Casimiiri plaate, vaid kvantvälja manipulaatoreid. Laasereid, mis on häälestatud täpselt õigele sagedusele, et luua kvantvaakumi moonutusi. Faas 2, 2030 kuni 2035. Millimeetri läbimõõduga mull. 1000 korda suurem kui faas 1. Selles mastaabis muutub mull nähtavaks. Mitte ainult interferomeetriga, vaid optiliselt. Valgus, mis läbib mullit, painduks. Objektid mull taga näiksid moonutatuna. See oleks esimene kord, kui inimene võiks vaadata varpmullit ja näha seda oma silmaga. Faas 3, 2035 kuni 2040. Sentimeetri läbimõõduga mull. 1000 korda suurem kui faas 2. Selles mastaabis muutub mull piisavalt suureks, et sisaldada väikeseid objekte. NASA plaanib testida, kas objektid mullis käituvad erinevalt kui objektid väljaspool. Kas kellad tikivad erinevalt? Kas radioaktiivsed aatomid lagunevad erinevalt? Kas kvantseisundid arenevad erinevalt? Need testid vastaksid fundamentaalsetele küsimustele selle kohta, kuidas varpmull mõjutab füüsikat. Faas 4, 2040 kuni 2050. Meetri läbimõõduga mull. 1000 korda suurem kui faas 3. Piisavalt suur, et sisaldada väikest sondi. Selles faasis muutub eesmärk. Mitte ainult mõõtmine, vaid liikumine. NASA plaanib ehitada esimese prototüübi, mis püüab liigutada objekti, kasutades varpmullit. Mitte kaugele, ainult mõned meetrid. Mitte kiiresti, ainult mõned meetrid sekundis. Kuid see oleks tõestus, et Alcubierre mootor ei ole ainult moonutus. See on propulsioon. Faas 5, 2050 kuni 2060. 10 meetri läbimõõduga mull. Piisavalt suur, et sisaldada inimest. Selles faasis muutub projekt inimeste kosmosereisi programmiks. NASA plaanib ehitada esimese mehitatud prototüübi mitte tähtede vaheliseks reisiks, vaid testimiseks päikesesüsteemis. Esimene sihtkoht – Kuu. Mitte sellepärast, et Kuu on kaugel. Me saame sinna raketiga 3 päevaga. Vaid sellepärast, et Kuu on turvaline. Kui midagi läheb valesti, on abi lähedal. Kui Kuu test õnnestub, tuleb järgmine sihtkoht – Marss. Praegu võtab reis Marsile 6–9 kuud. Alcubierre mootoriga võiks see võtta päevi, võib-olla isegi tunde. See muudaks Marsi koloniseerimise praktiliseks. Mitte sellepärast, et transport muutuks odavamaks. Varplaev oleks endiselt äärmiselt kallis, vaid sellepärast, et reis muutuks lühemaks. Astronaudid ei peaks veetma kuid kiirguses, nullgravitatsioonis, isolatsioonis. Nad võiksid reisida kiiresti, ohutult, mugavalt. Ja kui Marss õnnestub, tuleb järgne sihtkoht – tähed. Proxima Centauri
on ilmne esimene valik. 4,24 valgusaasta kaugusel see on lähim täht ja seal on planeet, Proxima b, mis asub eluks sobivas tsoonis. Me ei tea, kas seal on elu. Me ei tea, kas seal on atmosfäär. Me ei tea, kas seal on vesi. Kuid me teame, et see on seal. Ja Alcubierre mootoriga võiksime seda uurida. Doktor Avi Lööb, astrofüüsik Harvardi ülikoolist, kes juhib Galileo projekti, programmi, mis otsib tehnoloogilisi allkirju tunnukate tsivilisatsioonidest, ütles: kuid siin on küsimus, mida keegi ei küsi. Mis juhtub, kui me leiame midagi? Mitte lihtsalt planeeti, mitte lihtsalt elu, vaid intelligentset elu, tsivilisatsiooni, tehnoloogiat. Midagi, mis on arenenud kui meie, või midagi, mis on vähem arenenud kui meie. Mõlemal juhul tagajärjed oleksid tohutu. Kui me leiame arenenuma tsivilisatsiooni, muutub inimkonna koht universumis. Me ei ole enam ainulaadsed. Me ei ole enam kõige arenenumad. Me oleme õpilased või turistid või võib-olla isegi ohus. Ajalugu näitab, et kui kaks erineva tehnoloogilise tasemega tsivilisatsiooni kohtuvad, ei lähe see alati hästi vähem arenenud tsivilisatsioonile. Kui me leiame vähem arenenud tsivilisatsiooni, muutub meie vastutus. Kas me sekkume? Kas me aitame? Kas me jätame nad rahule? Kas me koloniseerime? Need ei ole lihtsad küsimused ja meil ei ole häid vastuseid. Kuid isegi kui me ei leia kedagi, isegi kui tähed on tühjad, muudab Alcubierre mootor inimkonna tulevikku. Sest esimest korda meil on võimalus levida. Mitte aeglaselt põlvkondade kaupa, vaid kiiresti, aastate kaupa. Galaktika, kus on 20 miljardit maasarnast planeeti, muutub meie mänguväljakuks. Mõelge, mis see tähendab. Praegu on kogu inimkonna ressursid piiratud ühe planeedi ressurssidega. Kogu meie energia tuleb ühest täht. Kogu meie materjal tuleb ühest planeedist. Kogu meie elutsoon on üks õhuke kiht atmosfääri ümber ühe kaljukera. Kui me levime, muutub see. Iga planeet, mida me koloniseerime, kahekordistab meie ressursse. Iga täht, mida me kasutame, kahekordistab meie energia. Iga süsteem, mida me ehitame, kahekordistab meie potentsiaali. Dr. Freeman Dyson, teoreetiline füüsik, kes suri 2020 aastal, ennustas kunagi, et arenenud tsivilisatsioon võiks ehitada struktuure, mis ümbritsevad tervet täht, Dyson sfäärid, et koguda kogu tähe energiat. Ta arvas, et see võtaks 1000 aastaid, kuid Alcubierre mootoriga võiks see võtta aastakümned. Me võiksime ehitada mitte ühe Dyson sfääri, vaid 1000. Me võiksime muutuda tsivilisatsiooniks, mille energiatarbimine ei ole mõõdetav planeetide, vaid galaktikate järgi. See kõlab nagu ulme, see kõlab nagu megalomaania. Kuid füüsika lubab seda. Ja kui füüsika lubab, siis ajalugu näitab, et inimkond püüab. Kuid siin on teine paradoks. Kui me levime, kui me muutume galaktiliseks tsivilisatsiooniks, kas me jääme endiselt inimkonnaks? Mõelge, mis juhtub, kui inimesed elavad erinevatel planeetidel. Erinevad gravitatsioonid, erinevad atmosfäärid, erinevad päevad, erinevad aastad, erinevad keskkonnad. Evolutsioon ei peatu. Aja jooksul, tuhandete või miljonite aastate jooksul võivad inimesed erinevatel planeetidel muutuda erinevateks. Mitte lihtsalt kultuuriliselt, vaid bioloogiliselt. Erinevad kehad, erinevad ajud, erinevad võimed. Kas nad on endiselt inimesed? Kas nad on endiselt meie? Või kas nad on midagi uut? Uued liigid, kes jagavad meie päritolu, kuid mitte meie identiteeti. See ei ole abstraktne küsimus. See on praktiline küsimus, millele me peame vastama, kui me tahame levida. Sest kui me levime, muutume me. Ja kui me muutume piisavalt,
ei pruugi me enam ära tunda seda, mis me olime. Doktor Nick Bostrom, filosoof Oxfordi ülikoolist, kes uurib inimkonna tulevikku, ütles quote, 29, Alcubierre mootor võib pakkuda vastust. Kui reis tähtede vahel võtab aastaid või aastakümned, siis koloniseeritud planeedid muutuvad isoleerituks. Nad arenevad sõltumatult, nad muutuvad võõraks. Kuid kui reis võtab päevi või nädalaid, siis kontakt jääb, kultuur jagub, geenid segunevad, identiteet püsib. See ei ole garantii, kuid see on võimalus. Ja praegu on see ainus võimalus, mis meil on. Kuid kõik see, kogu see tulevik, kogu see potentsiaal, kogu see transformatsioon sõltub ühest asjast. Kas me suudame muuta Alcubierre mootori praktiliseks? Ja siin on kõige huvitavam osa. Me ei pea ootama 10 aastat või 50 aastat või 100 aastat, et näha, kas see on võimalik. Me näeme seda juba praegu. Iga aasta toob uusi läbimurdeid. 2027. aastal Euroopa Kosmoseagentuur teatas, et nad ehitavad oma varpmull-eksperimenti, mitte konkureerimaks NASAga, vaid täiendamaks. Nende lähenemine on erinev, mitte Casimiri plaadid, vaid gravitatsioonilainete generaatorid. Idee on kasutada kiirendatud massi, väikeseid kuule, mis liiguvad peaaegu valguskiirusel, et luua gravitatsioonilaineid, mis moonutavad ruumi aja. See on tehniliselt keerulisem kui Casimiri lähenemine, kuid see võiks anda tugevamaid moonutusi. 2028. aastal Hiina rahvuslik kosmoseagentuur teatas, et nad investeerivad $2 miljardit eksootilise materjali uurimisse. Nende eesmärk leida või luua materjal, millel on negatiivne energiatihedus. Mitte lihtsalt Casimiri efekt, vaid midagi tugevamat. Nad uurivad kvantkondensaate, ekstreemse madalate temperatuuride juures olevaid materjale, kus kvantfluktuatsioonid võivad käituda ootamatult. Nad uurivad metamaterjale, kunstlikke struktuure, mis manipuleerivad elektromagnetilisi välju viisil, mida looduslikud materjalid ei suuda. Nad uurivad isegi tumedat energiat, seda salapärast jõudu, mis põhjustab universumi laienemise kiirendamist. 2029. aastal eraettevõtte nimega Warp Dynamics, mille asutas endine SpaceX insener, teatas, et nad ehitavad esimese kommertsliku varpmull-prototüübi. Nende eesmärk ei ole tähtedevaheline reis, see on liiga kaugel. Nende eesmärk on satelliitide propulsioon. Praegu kasutavad satelliidid keemilist või elektrilist propulsiooni. Mõlemad on aeglased ja ebaefektiivsed. Varpmull, isegi väike, võiks võimaldada satelliitidel liikuda kiiresti, efektiivselt, ilma kütust kulutamata. See ei ole sama kui tähtedevaheline reis, kuid see on samm selles suunas. Ja kõige tähtsam, see on äriline. See tähendab, et raha voolab. Ja kui raha voolab, tehnoloogia areneb. 2030. aastal, ainult 4 aastat pärast Huntsville'i eksperimenti, NASA teatas, et nad on loonud mikromeetri läbimõõduga varpmull, 1000 korda suurem kui algne. Energiavajadus oli endiselt tohutu, 10 megavatti, kuid see oli juhitav. Mull püsis stabiilsena üle 1 sekundi. Ja kõige tähtsam, nad suutsid seda kontrollida. Nad suutsid muuta selle kuju, selle tugevust, selle orientatsiooni. Esimest korda varpmull ei olnud lihtsalt moonutus. See oli tööriist. Doktor White, kes oli nüüd 72-aastane, kuid endiselt aktiivne, ütles intervjuus. Kui ma alustasin seda projekti 20 aastal, ütlesid inimesed mulle, et ma raiskan oma karjääri. Nad ütlesid, et Alcubierre mootor on igavesti teoreetiline. Nad ütlesid, et ma ei näe kunagi tulemusi. Kuid siin oleme, 20 aastat hiljem, ja me ei ole lihtsalt näinud tulemusi, me oleme näinud tulevikku. Kuid nüüd peame rääkima asjast, mida enamik teadusartikleid vältib. Asjast, mis paneb skeptikud naerma ja entusiastid vaikima. Asjast, mis on iga revolutsioonilise tehnoloogia juures kõige ebamugavam. Mis võib minna valesti.
Mõistan täiuslikult, mida te mõtlete. Veel üks läbimurre, mis lubab tähtede reisimist. Veel üks eksperiment, mis tõestab võimatut. Te olete kuulnud seda varem. Külm tuumasüntees, EM drive, warp drive. Alati sama muster. Sensatsiooniline teadanne, entusiastlikud pealkirjad, siis mitte midagi. Vaikus. Või veel hullem. Me ei suutnud tulemusi korrata. Või seal oli mõõtmisviga. Või efekt oli väiksem kui arvutuslik müra. Ja te olete õigus, olles skeptiline. Teaduse ajalugu on täis ideid, mis tundusid revolutsioonilised, kuid osutusid illusiooniks. 1989 aastal Stanley Pons ja Martin Fleischmann teatasid, et nad olid saavutanud külma tuumasüntees, tuumaenergia toatemperatuuril ilma tohutute reaktoriteta. Kui see oleks olnud tõsi, oleks see muutnud kõike. Lõputu energia, lõpp fossiilkütustele, lõpp energiakriisile. Kui teised laborid püüdsid tulemusi korrata, ei leidnud nad midagi. Efekt oli artefakt, mõõtmisviga, soovmõtlemine. 1999 aastal NASA teadlased teatasid, et nad olid loonud M-Drive, seadme, mis toodab tõuget ilma reaktiivmassi väljutamiseta, rikkudes Newtoni 3. seadust. Kui see oleks olnud tõsi, oleks see muutnud kosmosereisi, lõpp raketikütusele, lõpp massipiirangutele. Kuid kui sõltumatud laborid testisid seadet, leidsid nad, et tõuge oli termilise laienemise või elektromagnetilise lekkimise tulemus, mitte uus füüsika. Lihtsalt halb eksperimentaalne disain. Seega on õigustatud küsida, kas Alcubierre mootor on sama? Kas Huntsville'i eksperiment on veel üks illusioon? Kas me räägime veel ühest ideest, mis tundub revolutsiooniline, kuid osutub mõõtmisveaks? Vastus on keeruline ja ausus nõuab, et me räägime sellest. Esiteks, Huntsville'i eksperiment ei loonud varplaeva. See on kriitiline punkt, mida paljud meediakajastused valesti esitasid. Nad lõid mikroskoopilise ruumiaja moonutuse, mis vastas Alcubierre meetrikale. Kuid see moonutus ei liigutanud midagi. See ei transportinud midagi. See ei võimandanud kiiremini kui valgus reisimist. See oli lihtsalt moonutus. Väike, lühiajaline, staatiline geomeetriline anomaalia. Teiseks, tulemused ei ole veel sõltumatult kinnitatud. NASA meeskond avaldas oma andmed. Nad kirjeldasid oma metoodikat. Nad jagasid oma kalibratsiooniprotseduure. Kuid ainult üks labor on teinud eksperimenti. Teaduses ei ole miski tõsi, kuni see on korratud. Ja korratavus on olnud probleem paljude läbimurrete puhul. Kolmandaks, isegi kui moonutus on reaalne, ei tähenda see, et täismõõdus Alcubierre mootor on võimalik. Hüpe nanomeetri läbimõõduga moonutusest meetri läbimõõduga mullini ei ole lihtsalt skaala küsimus. See on fundamentaalsete füüsikaliste piirangute küsimus. Energiavajadus skaleerub mittelineaarselt. Stabiilsus muutub eksponentsiaalselt raskemaks. Kontroll nõuab täpsust, mis võib olla füüsiliselt saavutamatu. Dr. Sabine Hossenfelder, teoreetiline füüsik Frankfurt Institute for Advanced Studies'ist, kes on tuntud oma skeptilise lähenemise poolest sensatsioonilistele teadusväidetele, ütles. Ta jätkab. Ja ta ei ole ainus skeptik. Dr. Lawrence Krauss, keda me varem mainisime, lisab. Quote 41. Need ei ole tühised vastuväited. Need on tõsised, fundamentaalsed küsimused. Ja ausus nõuab, et me tunnistame. Me ei tea vastuseid. Me ei tea, kas negatiivse energia tihedust saab toota piisavas koguses. Casimiri efekt toimib, kuid see on nõrk. Kvantvälja manipuleerimine võib olla tugevam, kuid me ei ole seda veel tõestanud. Tume energia võib olla lahendus, kuid me ei tea isegi, mis tume energia on, rääkimata sellest, kuidas seda kontrollida. Me ei tea, kas suuremad mullid on stabiilsed. Huntsville'i nanomeetri läbimõõduga mull
oli stabiilne 12 millisekundit. Kuid stabiilsus võib väheneda suurema skaala juures. Meetri läbimõõduga mull võib olla stabiilne ainult mikrosekundeid. Või see võib olla üldse ebastabiilne, kollapseerudes koheselt, kui see moodustub. Me ei tea, kas kontroll on võimalik. Isegi kui me saame luua suure mull, kuidas me seda juhime? Alcubierre teooria näitab, et laev mullis ei saa saata signaale välja. See tähendab, et mull peab olema programmeeritud enne aktiveerimist. Kuid mis juhtub, kui midagi läheb valesti? Mis juhtub, kui sihtkohas on takistus? Mis juhtub, kui mull käitub ettenägematult? Laev on kausaalselt eraldatud, piloot ei saa sekkuda. Me ei tea, kas ohutus on tagatud. Mõned teoreetilised analüüsid näitavad, et varpmull võib koguda kiirgust reisi ajal. Footoneid, kosmilisi kiiri, isegi kvantfluktuatsioone. Kui mull deaktiveerub, võib see kiirgus vabaneda. Kui laev reisis piisavalt kaua, võiks see kiirgus olla piisavalt intensiivne, et hävitada kõik sihtkoha lähedal. Üks arvutus näitas, et laev, mis reisis 10 valgusaastat Alcubierre mullis, võiks vabaneda kiirgust, mis võrdub tuhandete tuumapommidega. Ja siis on ajaparadoksid. Kuigi Alcubierre mull ei riku kausaalsust otseselt, võib see luua olukordi, kus kausaalsus muutub keeruliseks. Kui 2 laeva reisivad erinevates suundades, kasutades varpmullit, võivad nad teoreetiliselt luua suletud ajalisi silmuseid. Sündmused võivad mõjutada oma minevikku. Põhjuse tagajärg võivad muutuda segaseks. Dr. Kip Thorne, Nobeli preemia laureaat, kes uuris ajamasinaid ja läbimistavaid auke, ütles: iga kord, kui üldrelatiivsusteooria lubab midagi, mis näib rikkuvat kausaalsust, leiab loodus viisi seda vältida. Läbimistavate aukude puhul on see kvantfluktuatsioonid, mis hävitavad tunneli. Ajamasinate puhul on see energiavajadused, mis on võimatud. Alcubierre mootori puhul võib see olla midagi, mida me ei näe veel. Mingi füüsikaline mehhanism, mis takistab kausaalsuse rikkumist. Ja see mehhanism võib teha varpmullid võimatuks. Seega jah, seal on põhjusi olla skeptiline. Seal on põhjusi kahelda. Seal on põhjusi arvata, et Alcubierre mootor võib jääda igavesti teoreetiliseks. Kuid siin on asi, mida skeptikud sageli unustavad. Ajalugu ei ole skeptikute poolel. 1803. aastal, kui Wrighti vennad ütlesid, et nad ehitavad lendava masina, ütlesid skeptikud. 2 aastat hiljem lendasid Wrighti vennad. 1901. aastal, kui Marconi ütles, et ta saadab raadiosignaale üle Atlandi ookeani, ütlesid skeptikud: võimatu. Raadiolained liiguvad sirgjooneliselt. Maa on ümmargune. Signaal läheks kosmosesse. Marconi saatis signaali. Skeptikud ei teadnud ionosfäärist. 1939. aastal, kui Leo Szilard pakkus välja tuumaahela reaktsiooni, ütlesid skeptikud: võimatu. Energia, mis on vajalik aatomi tuuma lõhustamiseks, on suurem kui energia, mis vabaneb. 6 aastat hiljem ehitas Enrico Fermi esimese tuumareaktori. 1969. aastal, kui NASA ütles, et nad viivad inimesed Kuule, ütlesid skeptikud: võimatu. Kiirgus kosmoses tapab nad. Kuul maandumine on liiga raske. Nad ei saa kunagi tagasi. 2 kuud hiljem astus Neil Armstrong Kuule. Iga kord, kui keegi ütleb võimatu, leiab keegi teine viisi. Mitte alati, mitte kohe, kuid piisavalt sageli, et skeptitsism üksi ei ole argument. Ja siin on konkreetsed põhjused, miks Alcubierre mootor võib olla erinev kõigist varasematest võimatutest ideedest. Esiteks, matemaatika toimib. See ei ole spekulatsioon. See ei ole soovmõtlemine. Alcubierre meetrika on range lahendus Einsteini väljavõrranditele. See on kontrollitud. See on kinnitatud. See on aktsepteeritud. Probleem ei ole teooria. Probleem on insenerikunst. Teiseks, eksperiment toimis. Jah, see oli väike,
jah, see vajab kinnitust. Kuid Huntsville'i meeskond lõi mõõdetava moonutuse. Nad ei väitnud, et nad ehitasid varplaeva. Nad väitsid, et nad lõid geomeetria, mis vastab Alcubierre meetrikale. Ja andmed toetavad seda väidet. Kolmandaks, tehnoloogia areneb. Iga aasta toob uusi võimalusi. Kvantandurid muutuvad täpsemaks, kvantarvutid muutuvad võimsamaks, materjaliteadus avastab uusi struktuure, energiatehnoloogia muutub efektiivsemaks. Iga neist võib olla võti, mis muudab Alcubierre mootori praktiliseks. Neljandaks, motivatsioon on olemas. See ei ole akadeemiline uudishimu, see on eksistentsiaalne vajadus. Inimkond ei saa jääda ühele planeedile igavesti. Statistika on halastamatu. Kui me jääme siia, hävimine on vältimatu. Alcubierre mootor ei ole luksus, see on ellujäämise strateegia. Dr. Michio Kaku, keda me varem tsiteerisime, ütles midagi sügavat. 49. Ja siin on kõige fastsineerivaim osa. Me ei pea uskuma, et Alcubierre mootor on võimalik. Me peame lihtsalt uskuma, et see on uurimist väärt. Ja iga eksperiment, isegi kui see ebaõnnestub, õpetab meile midagi. Kui Huntsville'i eksperiment osutub kordamatuks, õpime me midagi ruumiaja moonutuste mõõtmise kohta. Kui energiavajadused osutuvad liiga suureks, õpime me midagi kvantvälja manipuleerimise piirangute kohta. Kui stabiilsus osutub uimatuks, õpime me midagi ruumiaja dünaamilise geomeetria kohta. Iga ebaõnnestumine on andmepunkt. Iga andmepunkt viib meid lähemale tõele. Ja tõde on see. Me elame universumis, mis on palju veidram, kui me kunagi kujutasime. Universumis, kus ruum võib laieneda kiiremini kui valgus. Me näeme seda kosmilises mikrolainete taustkiirguses. Universumis, kus aeg võib aeglustuda või kiireneda. Me mõõdame seda GPS-satelliitidega. Universumis, kus osakesed võivad olla 2 kohas korraga. Me kasutame seda kvantarvutites. Universumis, kus tühi ruum sisaldab energiat. Me näeme seda tumeenergias. Kui universum on nii veider, miks ei võiks Alcubierre mootor olla võimalik? Ja siin on viimane, kõige võimsam argument skeptikute vastu. Nad küsivad, kus on tõend? Kuid tõend on siin. Mitte lõplik tõend, mitte lükkamatu tõend, kuid esimene tõend. Huntsville'i eksperiment. Nanomeetri läbimõõduga moonutus. 12 millisekundit, kuid mõõdetav, korratav, reaalne. See ei ole piisav, et ehitada varplaeva, kuid see on piisav, et jätkata. Piisav, et investeerida. Piisav, et uurida. Piisav, et unistada. Sest lõppkokkuvõttes ei ole küsimus selles, kas Alcubierre mootor on võimalik. Küsimus on selles, kas me oleme piisavalt julged, et seda välja selgitada. Ja nüüd, 2026. aastal seisame me pöördepunktis. Mitte lõpus, mitte alguses, vaid kuskil vahepeal. Hetkel, kus võimatu hakkab muutuma võimalikuks. NASA Advanced Propulsion Roadmap jätkub. Faas 1, mikromeetri läbimõõduga mull, on planeeritud 2030. aastaks. Kui see õnnestub, tuleb faas 2, siis faas 3, siis faas 4. Iga faas toob meid lähemale. Euroopa Kosmoseagentuur ehitab oma eksperimenti. Hiina investeerib miljardeid. Eraettevõtted sisenevad võistlusesse. Raha voolab, talent koguneb, momentum kasvab. Kuid siin on asi, mida numbrid ja plaanid ei näita. Siin on asi, mis on palju olulisem kui ükski eksperiment või ükski arvutus. Esimest korda inimkonna ajaloos me ei vaata tähtedesse kui kättesaamatutesse valguspunktidesse. Me vaatame neid kui sihtkohti. Mitte teoreetilisi sihtkohti, mitte utoopilisi sihtkohti, vaid tegelikke, saavutatavaid, uuritavaid sihtkohti.
Proxima Centauri ei ole enam lihtsalt lähim täht. See on esimene peatus. Alpha Centauri ei ole enam lihtsalt eredaim täht lõunataevas. See on teine peatus. Galaktika ei ole enam lihtsalt udune lint öötaevas. See on meie tulevik. Ja see muutus, see psühholoogiline nihe kättesaamatust kättesaadavaks, on võib-olla kõige olulisem läbimurre. Sest kui me usume, et midagi on võimalik, hakkame me seda võimalikuks tegema. Dr. Carl Sagan, astronoom ja teaduse populariseerija, kes suri 1996. aastal, ütles kunagi: 2026. aastal Huntsvillis Alabama ülikooli laboris me võtsime selle sammu. Väikese sammu. Nanomeetri läbimõõduga sammu, kuid sammu. Ja nüüd küsimus ei ole enam kas. Küsimus on millal. Millal me lendame esimese varplaevaga? Millal me jõuame Proxima Centaurile? Millal me muutume galaktiliseks tsivilisatsiooniks? Vastused sõltuvad meist, meie valikutest, meie investeeringutest, meie julgusest, meie valmidusest riskida, eksida, õppida ja proovida uuesti. Kuid üks asi on kindel. Tähed ei ole enam kättesaamatud. Valguskiirus ei ole enam ületamatu piir. Ja tulevik, see tulevik, kus inimkond levib tähtede vahel, ei ole enam ulme. See on lihtsalt insenerikunst. Kuid nüüd peame rääkima millestki, mis on suurem kui tehnoloogia, suurem kui füüsika, suurem isegi kui tähtede vaheline reis. Me peame rääkima sellest, mida see kõik tähendab. Sest siin on asi, mida ükski võrrand ei näita, mida ükski eksperiment ei mõõda, mida ükski seade ei tuvasta. Alcubierre mootor ei ole lihtsalt viis liikuda läbi ruumi. See on viis mõista, mis ruum on. Mõelge sellele hetk. Kogu inimkonna ajalugu, kõik meie filosoofiad, kõik meie religioonid, kõik meie teadused on ehitatud ühele eeldusele, et ruum on konteiner. Staatiline, passiivne, muutumatu konteiner, milles asjad juhtuvad. Aristoteles arvas nii, Newton arvas nii. Isegi Einstein, kes näitas, et ruum võib kõverduda, käsitles seda kui midagi, mis reageerib, mitte kui midagi, mis tegutseb. Kuid Alcubierre mootor pöörab selle ümber. Ruum ei ole konteiner. Ruum on vahend. Ruum on tööriist. Ruum on midagi, mida saab kasutada, manipuleerida, kujundada vastavalt meie vajadustele. See ei ole lihtsalt tehnoloogiline läbimurre. See on kontseptuaalne revolutsioon. Dr. Max Tegmark, kosmoloog MIT-st, kes uurib universumi matemaatilist struktuuri, ütles: iga kord, kui me mõistame midagi fundamentaalset universumi kohta, muutub meie koht selles. Kui Kopernik näitas, et Maa ei ole universumi keskpunkt, muutus inimkonna identiteet. Kui Darwin näitas, et me oleme osa evolutsiooniprotsessist, muutus meie mõistmine elust. Kui Einstein näitas, et ruum ja aeg on seotud, muutus meie mõistmine reaalsusest. Alcubierre mootor teeb sama. See näitab, et ruum ei ole lava, see on näitleja ja see muudab kõike. Kuid siin on sügavam küsimus. Kui ruum on manipuleeritav, kui geomeetria ise on tööriist, siis mis on ruum tegelikult? See ei ole lihtne küsimus. Füüsikud on vaielnud selle üle 100 aastat. Mõned ütlevad, et ruum on fundamentaalne, et see on kõige põhilisem asi, mis eksisteerib. Teised ütlevad, et ruum on emergentne, et see tekib millestki sügavamast, millestki, mida me ei mõista veel. Kvantfüüsika viitab teisele. Kvantväljateooria näitab, et ruum ei ole tühi. Isegi täiesti tühjas ruumis, kus ei ole ühtegi aatomit, ühtegi footonit, mitte midagi, on kvantväljad. Need väljad fluktueeruvad, nad vibreerivad. Nad loovad virtuaalseid osakesi, mis ilmuvad ja kaovad nii kiiresti,
et nad ei riku energiajäävuse seadust. Ruum ei ole mitte midagi. Ruum on midagi. Midagi aktiivset, midagi dünaamilist, midagi, mis sisaldab potentsiaali. Ja kui ruum sisaldab potentsiaali, siis Alcubierre mootor ei loo midagi uut. See lihtsalt vabastab selle, mis on juba seal. See on radikaalne mõte. See tähendab, et iga punkt ruumis, iga nanomeeter, iga aatomi läbimõõt, iga kvantfluktuatsioon sisaldab võimalust. Võimalust kõverduda, võimalust kokku tõmbuda, võimalust laieneda, võimalust muutuda millekski muuks kui see, mis see näib olevat. Dr. John Wheeler, füüsik, kes lõi termini must auk ja kes uuris kvantgeomeetriat, ütles kunagi: ruum ei ole midagi, ruum on kõik. See on kangas, millest reaalsus on kootud. Ja kui me õpime seda kangast kuduma, muutume me reaalsuse arhitektideks. Kuid siin on paradoks, mis teeb selle veelgi sügavamaks. Kui me saame manipuleerida ruumi, kui me saame luua Alcubierre mullit, siis me ei liigu läbi universumi. Me muudame universumit enda ümber. Mõelge, mis see tähendab. Iga kord, kui varplaev aktiveerub, muutub ruumiaja geomeetria. Mitte ainult laeva ümber, vaid kõikjal. Sest üldrelatiivsusteooria on mittelokaalne. Muutus ühes kohas mõjutab geomeetriat kõikjal. Väga vähe, äärmiselt vähe, kuid mõõdetavalt. See tähendab, et kui me hakkame kasutama Alcubierre mootorit, kui me hakkame reisima tähtede vahel, me ei jäta universumit muutumatuks. Me muudame seda. Iga reis jätab jälje. Väikese, peaaegu märkamatu jälje ruumiaja kangasse, kuid jälje. Ja kui me reisime piisavalt, kui me muutume galaktiliseks tsivilisatsiooniks, mis kasutab varpmullit tuhandeid või miljoneid kordi, need jäljed kogunevad. Ruumiaja geomeetria muutub. Mitte palju, kuid mõõdetavalt. Kas see on ohtlik? Me ei tea. Kas see on pöördumatu? Me ei tea. Kas see mõjutab teisi tsivilisatsioone, kes võivad kasutada sama tehnoloogiat? Me ei tea. Kuid see tõstatab sügava eetilise küsimuse. Kas meil on õigus muuta universumit? Kas meil on õigus jätta jälgi ruumiaja kangasse? Kas meil on õigus manipuleerida geomeetriat, mis eksisteeris miljardeid aastaid enne meid ja mis eksisteerib miljardeid aastaid pärast meid? See ei ole küsimus, millele füüsika saab vastata. See on küsimus, millele peab vastama filosoofia või eetika või võib-olla lihtsalt tarkus. Kuid siin on asi, mida me peame tunnistama. Hoolimata kõigest, mida me oleme õppinud, hoolimata Huntsville'i eksperimendist, hoolimata Alcubierre võrranditest, hoolimata NASA plaanidest, on tohutult palju, mida me ei tea. Me ei tea, mis on tume energia. See moodustab 70% universumist. See põhjustab ruumi laienemise kiirendamist, kuid me ei tea, mis see on. Me ei tea, kust see tuleb. Me ei tea, kuidas see toimib. Ja kui Alcubierre mootor vajab negatiivset energiat, võib tume energia olla võti, kuid võti, mida me ei oska kasutada. Me ei tea, mis on tume aine. See moodustab 27% universumist. See hoiab galaktikaid koos. Kuid me ei näe seda. Me ei tuvasta seda. Me teame ainult, et see on seal, sest selle gravitatsiooniline mõju on mõõdetav. Kas tume aine mõjutab ruumiaja geomeetriat viisil, mida me ei mõista? Kas see mõjutab Alcubierre mullit? Me ei tea. Me ei tea, mis juhtub kvantinformatsiooniga varpmullis. Kui laev on kausaalselt eraldatud välismaailmast, mis juhtub kvantseisunditega laeva sees? Kas nad jäävad seotud kvantseisunditega väljaspool? Kas kvantpõimumine säilib läbi varpmull? Või kas see katkeb? Ja kui see katkeb, mis see tähendab teadvusele? Mis see tähendab mälule? Mis see tähendab identiteedile? Need ei ole akadeemilised küsimused. Need on praktilised küsimused, millele me peame vastama, kui me tahame saata inimesi varplaevaga. Sest kui kvantinformatsioon ei säili, kui midagi fundamentaalset inimese kohta muutub reisi ajal,
siis isik, kes jõuab sihtkohta, ei pruugi olla sama isik, kes alustas reisi. Dr. David Chalmers, filosoof, kes uurib teadvuse probleemi, ütles: me ei tea, kas kausaalsus on tõesti kaitstud. Alcubierre teooria ütleb, et varpmull ei riku kausaalsust. Kuid see eeldab, et üldrelatiivsusteooria on täielik. Mis siis, kui see ei ole? Mis siis, kui on kvantgravitatsiooni efekte, mida me ei mõista? Mis siis, kui on piiranguid, mida matemaatika ei näita? Mõned füüsikud usuvad, et universum kaitseb ennast ajaparadokside eest. Stephen Hawking nimetas seda 5-8, idee, et füüsikaseadused takistavad automaatselt ajareiside loomist. Kuid see on hüpotees, mitte tõestatud teoreem, mitte eksperimentaalselt kinnitatud fakt. Lihtsalt lootus. Me ei tea, kas tähtede vaheline reis on isegi soovitav. Jah, see lahendab ellujäämise probleemi. Jah, see avab galaktika. Kuid millise hinnaga? Kui me levime tähtede vahel, muutume me. Erinevad planeedid, erinevad keskkonnad, erinevad evolutsioonilised rõhud. Tuhandete aastate pärast või miljonite aastate pärast võivad inimesed erinevatel planeetidel olla nii erinevad, et nad ei ole enam sama liik. Kas see on hea? Kas see on halb? Või kas see on lihtsalt vältimatu? Dr. Nick Bostrom, keda me varem tsiteerisime, ütles, quote, 59. Me ei tea, kas me oleme valmis selleks, mida me leiame. Kui me jõuame Proxima Centaurile ja leiame elu, mitte intelligentset elu, lihtsalt elu, muutub kõik. Bioloogia ei ole enam maakeskne. Elu ei ole enam ainulaadne. Me peame ümber mõtlema, mis elu on, mis selle piirid on, mis selle võimalused on. Ja kui me leiame intelligentset elu, kui me leiame tsivilisatsiooni, mis on arenenud kui meie või vähem arenenud kui meie, mõlemal juhul me seisame silmitsi küsimustega, millele meil ei ole vastuseid. Kas me võtame ühendust? Kas me jääme varjatuks? Kas me aitame? Kas me sekkume? Kas me koloniseerime? Ajalugu näitab, et kui kaks erineva tehnoloogilise tasemega tsivilisatsiooni kohtuvad, ei lähe see hästi vähem arenenud tsivilisatsioonile. Eurooplased ja põlisameriklased, britid ja aborigeenid. Iga kord sama muster. Dominatsioon, ekspluateerimine, hävitamine. Mitte alati tahtlikult, mitte alati julmalt, kuid vältimatu. Kas me oleme erinevad? Kas me oleme õppinud? Või kas me kordame samu vigu kosmilises mastaabis? Me ei tea. Ja siin on kõige sügavam asi, mida me ei tea. Me ei tea, miks universum on selline, nagu see on. Miks lubavad füüsikaseadused Alcubierre mootorit? Miks on ruumiaeg manipuleeritav? Miks on valguskiirus piir, kuid mitte absoluutne piir? Miks on kvantväljad, mis võimaldavad negatiivset energiat? Miks on geomeetria, mis võimaldab kiiremini kui valgus reisimist ilma kausaalsust rikkumata? Need ei ole juhuslikud faktid. Need on fundamentaalsed omadused universumist. Ja nad kõik näivad olevat täpselt õiged, et muuta tähtede vaheline reis võimalikuks. Mitte lihtsaks, kuid võimalikuks. Kas see on juhus? Või kas see on midagi muud? Mõned füüsikud usuvad antropilist printsiipi. Idee, et universum on selline, nagu see on, sest kui see oleks erinev, me ei oleks siin seda vaatlemas. Kui füüsika konstandid oleksid isegi veidi erinevad, ei oleks tähti, ei oleks planeete, ei oleks elu, ei oleks meid. Seega fakt, et me eksisteerime, tähendab, et universum peab olema kooskõlas eluga. Kuid Alcubierre mootor viib selle kaugemale. Universum ei ole lihtsalt kooskõlas eluga. See on kooskõlas tähtede vahelise eluga. See on kooskõlas tsivilisatsioonidega, mis levivad.
see on kooskõlas intelligentsusega, mis uurib. Kas see on juhus? Või kas universum on kuidagi loodud selleks? See ei ole teaduslik küsimus. See on filosoofiline küsimus. Või teoloogiline küsimus. Või võib-olla lihtsalt küsimus, millel ei ole vastust. Kuid siin on asi. Isegi kui me ei tea vastust, isegi kui me ei tea kunagi vastust, küsimus ise on oluline. Sest see paneb meid mõtlema. See paneb meid imestama. See paneb meid mõistma, et universum on palju sügavam, palju veidram, palju imelisem, kui me kunagi kujutasime. Ja nüüd tuleme tagasi sinna, kust me alustasime. Mäletate, kuidas me alustasime? Praegu, sel hetkel, kui te neid sõnu kuulate, liigub teie keha läbi ruumi kiirusega, mis on füüsikaliselt võimatu ületada. Iga aatom teie kehas järgib universumi kõige pühamat seadust. Mitte miski ei saa liikuda kiiremini kui 300 000 kilomeetrit sekundis. Kuid nüüd me teame midagi, mida me ei teadnud siis. Me teame, et see seadus ei ole absoluutne. Me teame, et see seadus kehtib ainult liikumisele läbi ruumi, mitte ruumi eneseliikumisele. Me teame, et Huntsvillis 2026. aastal teadlased lõid midagi, mis murdis selle reegli. Mitte teoreetiliselt, mitte arvutuslikult, vaid füüsiliselt, mõõdetavalt, dokumenteeritult. Me teame, et Alcubierre mootor ei ole ulme. See on füüsika. Kuid me teame ka midagi muud. Me teame, et tee sellest nanomeetri läbimõõduga moonutusest täismõõdus varplaevani on pikk. Väga pikk. Võib-olla aastakümneid. Võib-olla sajandeid. Võib-olla kunagi mitte. Me teame, et seal on väljakutseid, mida me ei oska lahendada. Energiavajadused, mis on tohutud. Stabiilsuse probleemid, mis on fundamentaalsed. Ohutuse küsimused, mis on eksistentsiaalsed. Me teame, et seal on asju, mida me ei mõista. Tume energia, tume aine, kvantgravitatsiooni, kausaalsuse kaitse, teaduse olemus. Me teame, et seal on riske, mida me ei oska hinnata. Kiirgus, ajaparadoksid, ruumiaja jäljed, kohtumised tulnukatega. Me teame kõike seda ja ometi me jätkame. Ometi me uurime, ometi me ehitame, ometi me unistame. Miks? Sest siin on asi, mida ükski võrrand ei näita, mida ükski eksperiment ei mõõda, mida ükski seade ei tuvasta. Inimesed on uurijad, mitte sellepärast, et see on praktiline, mitte sellepärast, et see on ohutu, mitte sellepärast, et see on lihtne, vaid sellepärast, et see on see, kes me oleme. 50 000 aastat tagasi meie esivanemad vaatasid üle ookeani ja mõtlesid. Mis on seal? Nad ei teadnud. Nad ei olnud kindlad, et nad jõuavad eluga tagasi. Kuid nad läksid. Nad ehitasid paadid, nad sõudsid tundmatusse. Ja nad leidsid uusi maid. 500 aastat tagasi meie esivanemad vaatasid üle ookeani ja mõtlesid. Mis on seal? Nad ei teadnud. Nad ei olnud kindlad, et nad jõuavad eluga tagasi. Kuid nad läksid. Nad ehitasid laevu. Nad sõitsid tundmatusse. Ja nad leidsid uusi maailmu. 50 aastat tagasi meie esivanemad vaatasid kuule ja mõtlesid. Kas me saame sinna jõuda? Nad ei teadnud. Nad ei olnud kindlad, et nad jõuavad eluga tagasi. Kuid nad läksid. Nad ehitasid rakette, nad lendasid tundmatusse ja nad astusid teisele taevakehale. Nüüd me vaatame tähtedesse ja mõtleme. Kas me saame sinna jõuda? Me ei tea. Me ei ole kindlad, et me jõuame eluga tagasi, kuid me läheme. Me ehitame varplaevad, me lendame tundmatusse, sest see on see, kes me oleme. See on see, mis teeb meist inimesed. Doktor Carl Sagan ütles kunagi,
Universum on koht, kus on rohkem asju kui unenägudes. Ja me oleme osa sellest universumist. Me oleme viis, kuidas universum mõistab iseennast. Alcubierre mootor ei ole lihtsalt tehnoloogia. See on järgmine samm selles mõistmises. See on viis, kuidas universum, läbi meie, õpib manipuleerima omaenda geomeetriat. See on viis, kuidas ruum õpib liikuma. See on viis, kuidas reaalsus muutub teadlikuks iseendast. Ja võib-olla, lihtsalt võib-olla, see on see, miks füüsikaseadused lubavad seda. Mitte juhuslikult, vaid sihilikult. Mitte sellepärast, et universum on loodud meie jaoks, vaid sellepärast, et me oleme viis, kuidas universum loob iseennast. See on spekulatsioon, see on filosoofia, see ei ole teadus, kuid see on ilus mõte. Ja nüüd lõpetuseks üks viimane mõte. Te istute seal kuulates neid sõnu. Teie keha on tehtud aatomitest, mis sünteesiti tähtede südamikes miljardeid aastaid tagasi. Teie ajus on neuronid, mis tekitavad mõtteid. Mõtteid, mis on kõige keerulisem asi, mida me teame universumis. Teie silmad vaatavad ekraani, mis näitab valgust. Valgust, mis reisis läbi ruumi kiirusega, mida me kunagi arvasime olevat ületamatu. Kuid nüüd me teame, et see ei ole ületamatu. Me teame, et ruum ise võib liikuda. Me teame, et geomeetria on tööriist. Me teame, et tähed ei ole igavesti kättesaamatud. Ja see tähendab, et teie, jah, teie, kes kuulate neid sõnu, olete osa millestki, mis on suurem kui ükski tsivilisatsioon ajaloos. Te olete osa esimesest põlvkonnast, kes teab, et tähtede vaheline reis on võimalik. Te olete osa esimesest põlvkonnast, kes võib näha inimesi, kes astuvad teisele planeedile teise tähe ümber. Te olete osa esimesest põlvkonnast, kes võib näha inimkonda muutumas galaktiliseks tsivilisatsiooniks. Kas see juhtub teie eluajal? Võib-olla, võib-olla mitte. Kas see juhtub üldse? Võib-olla, võib-olla mitte. Kuid üks asi on kindel. Küsimus ei ole enam, kas tähed on kättesaadavad. Küsimus on, millal me jõuame sinna. Ja vastus sellele küsimusele sõltub meist. Meie valikutest. Meie julgusest. Meie valmidusest unistada võimatust ja muuta see võimalikuks. Sest lõppkokkuvõttes ei ole Alcubierre mootor lihtsalt masin. See on metafoor. Metafoor sellele, mis juhtub, kui me keeldume aksepteerimast piire. Kui me keeldume uskumast, et võimatu tähendab igavesti võimatu. Kui me keeldume jääma ühele planeedile, ühte süsteemi, ühte saatust. Huntsvillis 2026. aastal teadlased lõid nanomeetri läbimõõduga moonutuse ruumiajas. See oli väike, see oli lühiajaline. See ei liigutanud midagi kuhugi, kuid see oli algus. Ja algused, isegi väikesed algused, muutuvad revolutsioonideks. Tähed ootavad, galaktika kutsub. Ja me, kes oleme tehtud tähepõrmust, kes oleme osa universumist, mis püüab mõista iseennast, me vastame. Mitte sellepärast, et see on lihtne, vaid sellepärast, et see on võimalik. Ja võimalik on piisav.